selle jaoks ära teha, et Eesti ettevõtetele uus hoog sisse anda? Üks asi on, kaldun arvama, et mingit niisugust nagu laulvat majandusrevolutsiooni Eesti ettevõtjad korraldama ei hakka, et mu nõuandena neile, kes tahaks ettevõtet arendada, siis mulle tundub, et täna tuleks nagu juhtimisvõtetes tagasi minna sellise võib-olla 10 aasta taguse juhtimismudeli juurde, et kus kõik olid võrdsed ja töötajad olid aktsionärid ja mulle tundub, et me oleme nagu 10 aasta jooksul omandanud sellise skandinaavialiku juhtimismudeli, kus direktor või omanik on tark ja töötajad mitte nii targad. Ja ma kardan, et kui sellest juhtimismudelist nüüd nagu tagasi ei minda, siis mingit neist kardinaalset pööret küll ei teki. Kas ma sain teist õigesti aru, et üks võte oleks see, et töötajatele võiks nüüd uuesti anda aktsiaosalused, et nende motivatsiooni tõsta ja neid rohkem tööle panna? Ma ei ole päris veendunud selles, et alati see aktsiaosalus on nagu see parim lahendus, et ma siin olen ka oma ettevõttes töötajatele toonud näited, et kui te võtate näiteks Ekspress Grupi või Arko Vara ja töötajate aktsiaoptsioone, mis neil ente eelmise aasta suvel, siis ütleme, täna nende väärtused on olematud, et see, kas see aktsiaosalus alati kõige parem lahendus on, aga see, et nad oleksid rohkem majanduslikult huvitatud ettevõtte käekäigust, on küll väga üheselt selge. Et sellele aitaks aktsiaosaluse omandamine kaasa? Ei, erinevad teistsugused motivatsioonisüsteemid on samuti võimalikud, et see ei pea alati kindlasti olema aktsiaosalus, aga et töötaja tunneks, et tema arvamus läheb korda, et tema panus mõjutab ettevõtte majandustulemust ja et tema panus mõjutab tema enda varalist seisukorda. Et see on see, kuidas 10-15 aastat tagasi ettevõtteid alustati, et võtame sõbrad kokku ja jagame seda, mida me koos teeme, et jagame seda tulemust omavahel. Ma arvan, et see annaks ka praegu tulemust.